kirjastusest, kes selle raamatut välja andnud. Mul on väga hea meel, et Piret võttis kirjastuse ettepanekus kinni. Kohe, kui välja pakkusin selle idee, ise olin Eestile saadete ammune kuulaja ja tegelikult ma päris tugevalt mõtlesin, kas ja kuidas ja aga kirjastus võttes ka ja nüüd ongi nii, et juba nüüd ilmus juba teine Eestile raamat. Neid raamatuid ei oleks muidugi siin praegu, kui ei oleks saatekülalisi raamatu kontekstis siis kaasautoreid. Suur aitäh teile, et nõustusite kaasa tegema seda. Te olete saanud ka neid oma saate tekste lugeda ja toimetada ja ma kujutan ette, et kuna aeg on ka möödub ja kogu aeg tuleb infot juurde, siis on ka mingeid korrigeerimisi tehtud, täiendatud. See on veel omaette töö ja see on väga põnev, sest uurimine jätkub. Pireti käest ma tahtsin küsida sellist asja, kui me nüüd esimest raamatut tegema hakkasime, siis oli kas 500 saadet oli eetris olnud? Rohkem? Nüüd on üle 600. Veel rohkem. No räägi meile kõigile, kuidas sa neid valikuid tegid ja mida sa oled silmas pidanud? Ja võt täpselt, mul ei ole see rääkimine omane, ma võin kirjutada. Ja Pireti eest ka täna on välja mõeldud Pireti ja Pireti kutsutud külalistel, teise raamatu autoritel, üks minu meelest väga põnev ja intrigeeriv juhtudega, vaatame, kuhu nüüd välja jõuame. Aitäh võimaluse eest tegelikult, sest see oli suur võimalus ja on ju palju selliseid inimesi, kes on lugejad inimesed, kes ei ole raadiokuulajad inimesed. Ja ma loodan, et selle 2 raamatuga võib-olla jõuavad mõned lugejad inimesed ka raadiokuulamise juurde. Mõlemas raamatus on valitud 20 lugu ja ma püüdsin valida neid niimoodi, et oleks aegade algusest kuni võimalikult lähipäevasajani need lood esindatud. Mis ma teises raamatus tegin täpselt samamoodi, et ei võtnud isikuid näiteks persoonilugusid nagu ka on pakutud. Sellepärast, et just nimelt kommentaar esimesele raamatule oligi, et saab Eesti ajaloo kenasti kiiresti ülevaatatud kätte ja huvitavate lõbusate lugudega. Ja nii et ka selles raamatus on tõepoolest päris algusest päris üsna lähedase ajani. Ja võib-olla kõigepealt, kuna ma saan siis tutvustada ka esinejaid, siis ma lisan igale autorile ka raamatud, et alustan esimene lugu selles raamatus on Meie tulemised. Walter Lang on kirjutanud sellest siis kust me tulime ja millal me tulime ja kuidas me tulime, mis see ajas muutunud on. Teine lugu on Kas Kalevisaarus on ilus? Ain Mäesalu, kes oli esimesel raamatus ka osaline. Ma räägin ikka siia sisse või? Kuulata, okei. Ja siis on siin veel autori Sirje Oles, kes on kirjutanud meile lahti selle käigu, kuidas Lydia Koidula käis Soomes ja tahtis laulupidu Soome viia. Ja tema isiklikust elust ka natukene, kes te ise võite arvata, millega seoses. Siis Mark Kulker, kes rääkis kõigepealt siis saates ja kirjutas raamatusse loo minu meelest ilmselt kõige intrigeerivamast eestlasest üldse Aleksander Keskkülast. Siis Aivar Põlder, jällegi põnevad lood ja lood, kus on väga palju uut Aivar ise juurde leidnud siis esimestest Eesti haritlastest kõigepealt. Ja Martin Seppelit tahan ma tänada selle töö eest, mis ta tegi Enn Tarveli looga. Enn Tarvel rääkis
üks nendest saadetest, mis ta rääkis, oli jesuitidest Eestis ja Poola alast ja Martin oli kena inimene ja vaatas selle teksti üle, kuna mind arveid enam meie hulgas ei ole. Võib-olla paar sõna veel, selles raamatus on veel siis näiteks ka mälestusi, on väga põnevad mälestused Anu Martilalt, kes smugeldas kirjandust, keelatud kirjandust 70. aastatel Eestist välja ja väljast sisse ka näiteks. Ja on niisuguseid natukene tõsisemaid või kuidas öelda, natukene suurema perspektiiviga lugusid on lugu Meelis Maripult näiteks Eesti meestest teises maailmasõjas kõikides mundrites, 3 mundris. Nii et ma usun, et jagub erineva maitsega inimestele raamatut lugeda, aga nüüd ma arvan, läheme selle teema juurde, et mis see eestlase aeg siis on ja millal see algas. Nimelt Lauri Vaktre lugu on viimane lugu ja tema loo pealkiri ongi Eestlase aeg. Ja tema ütleb seal niimoodi lõppsõnas, et rahvad on aega mõistnud erinevalt, meie oleme rahvas. Järelikult on ka meil ajaga mingi eriomane suhe. Tarvitseb vaid endasse vaadata. Ja lõpuks võib eestlase aega võtta ka poeetilise kujundina, mille sisustamine sõltub juba igaühe isiklikust kujutlusvõimest. Nii et nüüd ma Valterlandi Ain Mäesalu abiga üritangi mõista, mis see eestlase aeg oli nende aegadel, kui teie uuritavat ajajärgu. Et millal algab eestlase aeg? Kas eestlase aeg algab siis, kui me jõudsime siia? Kas siis, kui me hakkasime sealt kuskilt tulema? Või hoopis hiljem? Ja on täiesti hea küsimus. Vastata ei ole kõige lihtne, kui esmapilgul tundub. Mulle tundub, et kõigepealt peaks defineerima, kes üldse on Eesti. Ja seal juures eriti, kes miks on õige Eesti. Et eestlased eriti ja just samamoodi defineerivad ennast ikkagi keelt. Et need inimesed, kes räägivad eesti keelt, siis need on eestlased. Siin on kõige oma kohta järgmine küsimus, mis asi on eesti keel. Millal me saame rääkida sellest keelest, mida me esiolema kõnelisid kui eesti keelest. Ja siin on üks selline huvitav paradoks, lausa väikesviisi konflikt. Selles mõttes, et see, kuidas asjade käib tegelikult oli, oludest on aru saanud. Ja see, kuidas me nimetame teadustehnoloogias ja inimesed, kes siia tulid, tookord idast. Et need on erinevad. Milles on küsimus? Küsimus on selles, et tänaste arusaamiste järgi hakkasid meie tõsimad on idas seal keelside keele ajaloolistel kahtusid ühine seisukohal, siis ei ole midagi vaielda, me pidime sealt idast tulema. Küsimus ongi selles, mida me ja kuidas sellest tulime. Öeldud, kui me hakkasime sealt idast tulema, siis tänase arusaama järgi tulime me enam-vähem seda teed, et mööda Volgat ülesvooru tuli Kempri ja Väina jooksul ja mööda Väinat siis läände. Ja sealt liikus edasi Põhja-poole, Põhja-Eesti-rannikuli, Lääne-Eesti-rannikuli, siis lõuna ja edasi Soomeni, sealt siis kestvalt idaosani, ühesõnaga see marsruut. Ja see marsruut püsib hulka sajandil. Erinevad rühmad, kes tulevad, järgivad täpselt sama marsruuti. Tuli selle päris suure laineni, mis jõuab umbes aastal 300 inimest, mis jääb pidama ainult Eestis. See ei jõua edasi Soome, ei jõua edasi Rootsi, see tegelikult ainult Eestis. Nii et selle asjade seisu järgi
me peaksime neid tulijaid nimetama eestlasteks, eestlaste esivanemateks. Aga me nimetame neid millegipärast soomlasteks või siis lääne-soomlasteks. Soomes ise on levinud põhiliselt ikka see termin kandsoomlased. Kandsoomlased. Igatahes soomlased on meile suhteliselt võõras ja halva ja sellised keelearvamuste poolt kasutatav mõiste. Nii et anda soomlased. Milles siis küsimus on ja milles see probleem on püksing asi selles, et kui keeleajal, kui teadus sündis ja arheoloogia sinna juurde 19. sajandil, siis Soome oli rahval on palju suurem kui Eesti, majandus, poliitiline, sotsiaalelu, kultuurielu ja teadus eriti oli hoopis midagi muud kui sellal olid Eestis. Ja seetõttu ka teadlased, kes hakkasid Soomes uurima oma rahva juuri, nimetasid neid loomulikult siis algsoomlasteks, andmesoomlasteks. Kuigi täna me teadsime, et need on hoopis kollektiivsed. Ja siin on selline nagu konflikt. Kas seda peaks kuidagi õiendama hakkama, ma ei usu, et sellepärast, et seda segadust ikka on. Nad on siis olla soomlased. Ja mida nad siis jõudsid siia, see on ka omaette küsimus, mis on, millel on vastatud erinevalt. Praegu see arusaamade kohaselt hakkasid nad jõudma siia umbes 3 aastat rohkem. Aga nad tulid tõesti mitmetel ainetena ligi 1000 järgmise aasta jooksul. Kuni siis need juurde tulemised igast lakkasid. Aga see on nüüd meie kui keeleliselt eestlaste kohta. Meil on olemas ka füüsik ja see füüsis ja keel tuleks ju kuidagi vabadal edapelida ja üks väga ilus ütlus selle kohta, sest selle vana teooria järgi oli ka niimoodi, et meie keha oli pärit siis läänest ja keelast. Ja Lennart kirjutas selle kohta taha, et seda on lihtne öelda, aga raske moodsa. Täna on seisukohad teised asjad ja me tulime koos oma keha ja keelega ikka koos kõik ühes tükis edasi. Seal oli samamoodi sama antropoloogiline tüüp keelik erinevalt selle kui siin läänemas. Aga kui me võtame tõesti füüsiliselt, siis võime oma juurde Eestis pidada nii vanaks, kui on nii asustus Eestis. Et kas neid nimetada eestlasteks, kes siia olid esimesed, on nüüd teine küsimus. Näiteks, kes kõigis on 2% neandertaalast, aga me ei nimeta ennast neandertaalasteks. Või kui siis ainult oma vestluskaaslased näiteks. Et tunda keene on meis rohkem, aga ei nimeta rohkem ja on keramikuid ja lööbramikuid ja keenid elavad lihtsalt läbi füüsiliselt. Füüsiliselt mõtleb võime oma jõudmine rahulikult tõmba siis kultuuriaegadesse, aga keeleliselt jah, täitsa oleme noorad. Mina olen alati imestanud seda, et meie võistlusest ei rahu, kõigepealt ikkagi tuli. Praegu hakkab Lätist tulema, siis tulegi, eks ole, mitme päevaga kohale. Aga kuidas see tulemine sealt oli? Ja kui me tulime teistega koos, et kas me siis keele küsimus ikkagi, et kas me olime siis võib-olla kaks keelt? Me elame metsavöödes ja siin ainsad võimalused liikumiseks on jõeta. Ja just läbi selle maksupabiku ikka väga iga meelega ju keegi ei lähe, jaksi võib-olla veel kuidagi moodi liigud sealt, aga loomade ja naiste ja lastega on väga keeruline. Ja ikkagi mööda teid, kas siis suvepaatides või pigem kui oli jääpeal, siis jäätee võib palju mõnusamalt tulla. Et seda mööda oli
Paksu väinaga on esiteks geograafilise loodumine ja praktiliselt ainult võimalik. Teiseks näitavad seda meile ka muisided ja leiud siis kogu selles piirkonnas, mis annavad mõttes siis seostada selle perioodi muistiseid just soomlastega. Aga tõepoolest meie rännuteele jäid lihtsalt pattased. Ja nemad asustasid just neid Väina ja nende ülejäänud alasid. Sealt pidi meie rännutee tulema kindlasti läbi. Selle küsimus kui vaadata kaarti peale. Ja teiseks see läheb väga hästi kokku ka keele ajaloolaste arvamusega, mis täna valitseb, mis räägib sellest, et kokkupuude paikastega oli väga tihe, pikaajaline, lausa intiimne, seal on nii palju laensõnul, sealhulgas tabelitud laene, mis näitab seda, et kakskeelsed perekonnad olid suhteliselt norm, mingil perioodil mingis piirkonnas vähemalt. Ja pealegi, et need laenud on saadud mingisugused sellised Balti seltskonnad, keda hiljem enam ei ole. Nad on assimileeritud täiega siis nendesse Lääne-Euroopa lõimudesse, kes läbi tulid ja siia nad tulid. See seltskond, mis lõpuks siia jõudis, oli võimalik küll, et kohati lausa kaks kellega ei tea, seda ei oska öelda, aga väga tugeva Balti mõjutusega Lääne-Euroopa soome keeldumisega. Ain Mäsel, millal sinu arvates algas eestlase? Praktiselt rääkis kõik olulisi juba ära, enam-vähem kõikidele seisukohtadele lõudus. Kuigi minu arvates nende eestlastest ja omaette rahvastest hakata rääkida umbes see on kõik sellised tähelepanu vajased periood, see tuuvad täiesti selge omaette kultuur, mida ainult stiil, vaid see on nagu lähedus on rahva kõrvaal. Hästi põnev ajajärgus on jah, nii arheoloogid meie näeme seda materiaalses kultuuris ehitates ja esendades aga seal on oma sümboolika, mis näitavad ka vaimsed tasemel ja usumis ja mis nad palju sellise sarnusvaad. Kui me muidugi vaatame tänapäeva eestlast ja tänapäeva eestlase neid komponente ja seda on teinud ka siis, keda on geneetika uurinud ja minu mäletamist mööda üks tabel on mul silmpees ja seal oli siis see nii-öelda idapool, see soome-ugrilaste geenikomponent ja tänapäeva eestlastest 5%. See on tegelikult väga hämmastavalt väike. Kõik soome-ugri rahvaste seas on eestlaste see komponent kõige väiksem üldse. Samas Kunda kultuurist oli vist 23%, üllatavalt palju Soome. Ja muidugi jah, sellest töögraafikast on päris palju protsenti. Jah, nii et aja jooksul on need kõik ju olulisem määral muud. Pean siin natuke õiendama, see 5% üldgenoomist, see on see nõndanimetatud Siberi komponent. Ja see ei näita suurt mitte midagi, peale selle, et seda Siberi komponenti natukene oli selle rahva hulgas, kes siia hakkasid tulema. Ja pealegi see protsent siis mida lääne poole, seda väiksemalt ka muutub ja väga jõudselt ja kiiresti muutub ka väiksemalt. Aga mis on näiteks oluline küll ka, on siis Indrek Afogrupp N3A, mis on meil siin igal kolmandal mehel, eestlaste hulgas praktiliselt ja soomlastel samamoodi ja kuigi soomlastel sealt võtavad eestlastel, aga põhimõtteliselt on ka see, et igast
selle juures on huvitav, on see, et samamoodi see M3 on umbes sama protsendiga levinud levinud. Ja seda ei ole hetkel nagu keegi isegi üritanud või seletada, ma ei ole kohanud, kuidas nemad selle said ja mida nemad said. Pronksiajal seal ei ole, et see ongi tulnud hiljem siin ja kuidas täpsemalt, see on minu meelest edasise uudiste teema. Seda mehed, naistest ei ole üldse juttu. Ei, naised ei ole selles osas huvitavad. Nii, aga Kalevipoja aeg ja Kalevi kõik kange sugu. See on ikka siis, see päris kindlalt ikka siis juba eestlased või? No ma selle Kalevipojaga hakkasin tegelema tegelikult täiesti juhuslikult. Kõigepealt ma olin lugenud Valtri artiklit Kalevi kange rahvas ja kus ta väga ilmekalt ja selgelt tõi siis välja selle, et see Villi Kalev, see tõenäoliselt jõuab Eestisse pronksiajal ja et see tuleb siis balti keeltest. No seda, et see võib pärineda balti keeltest, tegelikult seda Kalevipoja uurida juba varem. Aga nüüd, mis oli täiesti uus, et Valter suutis selle ajalisega paika panna, see pronksiaeg. Ja no pronksiaeg on üldse selline hästi põnev periood, kus on kogu Euroopa ulatus väga tihedad sidemed ja on sõjanduse suur arenguperiood ja tulevad uued relvad ja peetakse suuri sõdu ja nii edasi ja ka nende Soome-ugri hõimude Eestisse tuleb olla sellega seotud, sest nemad tulevad ja rajavad siia asulad ja seal mõningad leiud täitavad peetud ka võitlusi. Jah, see esimene Kalev võis olla Iru-linnu, sest seda muidugi jah, Iru kindluse tasub, et seda midagi tõestada ei saa. Aga igal juhul on Kalevipojas on selliseid huvitavaid lugusid sees, mis võivad olla väga vanad ja tõenäoliselt siis pärineda pronksiajast, kus sel ajal ikka räägiti lugusid, siis ei olnud mobiiltelefone ega televiisoreid ega raamatuid isegi mitte ja õhtud olid pikad ja pimedad. Siis räägiti lugusid, räägiti kangelastest ja siis nähtavasti oligi selline jõukas ja võimas ja osav mees Kalev ja temast oli siin legend. See on väga tüüpiline alguslugu. Aga Kalevipoeg on tõenäoliselt laenatud isegi veelgi varasemaid lugusid. Nimelt on ju, kui need esimesed Soome-ugri päritolu hõimud siia umbes 1000 hakkasid juurde, siis kusagil enne seda olid tulnud protogermaanlased ja kes ajasid kividest kalmeid ja nüüd on juba Kalevipoja uurija see August Annis tõi selle välja, et üks lugu on, mis võib-olla laenatud siis nende protogermaanlastelt. Ja kuigi jah, osa jälle Kalevipoja uurijaid, et ei, et see ei saa õige olla, et see on 19. sajandi, siis kui meile ka Eestisse jõudsid teadmised Skandinaavia saagast ja siis, aga tegelikult see lugu on niivõrd paljudest erinevatest teisenditest on siis Eesti rahva suustatud üles kirjutatud, et see peab olema väga vana ja erinevalt nüüd, kuna jah, see Skandinaavia mütoloogias on siis peategelased siis jumal Thor, aga meil on selline vägimees hiinus, aga Kalevipoeg, siis ka see on juba selline oluline erinevus. No, kuna ma tolle selles saates ja sellest ei rääkinud raamatus ka mitte, siis ma tegelikult loeksin väikese lõigu ette Kalevipojast. Selle, kus on kirjutatud seda lugu. See on hästi huvitav lugu. Kalevipoeg henkis magama ja nüüd Kreutzwald kirjeldab ta järgnevalt. Sügavama une süles, öösel kõpsal ärkamine, kuni see
sest esimesest unest Kalevite kange poega mees ei mõistnud sooja värga, kura külje kastjada. Mitte meelel mõistatada unepaelust pääseneda juba laiad laivekesed, hädaohtu ähvardelles kippusivad veest katva, sest et sooja pärja sool kõrgemale kasvades õnneks pääses unepaelust vedepoega märkavaie, enne veel kui vetevool teda läinud ähmatama. Unekammid siis ta kistes, silbas ta seltelles, hakkas tema ümberkaudu võõralikku vaatamaie. Just ta mäte lagedale suure oja sünnile. Silmasiil nägi sõber veesiimuse värava, kus see lähte kokkudesse sooja oja sünnile. 11 lõia neitsikestest tuuletulustad tütardes oli küppalt kütkitelles sooja värva sünnile. Viska murul valajada, hullul küüks uputada. Kalevite kange poega ajab keha istutille, võõritsini vaatavaie, kus see poja kasvakse, soe allik sündinekse, nõia neitsi naia nähes kange mees mõtlevaie, kui ma lätte kiirutaksin, soonituseks sõnnitaksin, värava vangistaksin, õnnelikul juhtumisel muutus kivist peapadi kangel veel käe alla. Sõrvil kivis asidessa, sihtis silmapisukese, viskas kivi viisides, sihti mööda sõudamaie. Kuhu kivi kukkunekse? Kivi kukkus õnne kohta. Sõlmeks ette silmuksenne, ettei vesiväravasta lainen pääseb lagelalle. Nõiataadi tütar noori kibedusest kirjatama, hädas appi üldamal, tulge targad taalikesed arstid, tulge aitamaie. Ega ei siin arstiabi ega kuusõnite tarkus võinud viga vähendada. Pikaldased hinnatused pidi neitsi märtsimaie. Siiski oja sünnitaja, vangistatud vesivärav, praegu asja avarkelles mälestuse märki annab. Musta kivi taga polgus siginevad vetesoomed, rauda oja sünnitaja. Kuhu Kalev kivi kiiluks, lisab vesiväravasse. Ja see on juba siin Eestimaal ilmselt neil olnud rohkem kui 3000 aastat tagasi. See Kalevite sooaeg, see kõlab nagu kungrahva aeg. Kas oligi niisugune ilusane kungrahva aeg? Nojah, ega meil on muidugi tänapäeval väga raske ette pöörda seda tolleaegset elu, aga ega see lihtne ei olnud. Et võrreldes tänapäevaga oli muidugi jah, elu oli karm ja oli vaja pidevalt ka tööd teha. No võib-olla nendel ülikutel oli see elu veidi kergem, eks ole, aga neil jälle sõdida, eks ole. Et probleem oli kõik. Ma jätkan küsimus on sellest, et millised ajad siis olid ja edasi, et arheoloogial on muidugi keeruline vastata siin, et arheoloogia näeb aega suhteliselt pika perioodina, 102 korraga. Ja võtta mis tahes selline ajalõik Eesti ajaloost, see on ikka sisatud mõlemat, nii head kui halba. Nii õnnelike aegu kui ka õnnetuid aegu, kriisiaegu ja nii edasi. Ja kui arheoloogiast rääkida, siis mille peale on kõik sellest nagu teha mingi peredasi aega ise kohta. Et see on iseenesest väga keeruline. Näiteks, kui meil on mingi periood, kus on hästi palju muistiseid, monumentaalselt palumine, matustega ja nii edasi, et siis kindlasti arvamad, see oli selline hoogsa arenguperiood ja täitsa kultuur ja nii edasi. Aga üldiselt on tehtud ka selline tähelepanek, et monumente toodavad ikkagi kriisitegevused, sõjad, õnnetused, näljahädad, mis iganes. Et need loovad rahulik õigse vahend ei tooda midagi muud kui sõid.
jah, aga siis te peate uskuma, mis spekulatsioone me teeme, muud ei leia. Me kõik teavad ju seda kujundit, et Rootsi aeg oli hea aeg, et kas need kaugemal ajad, kas me saame otsustada või mingi asja järgi hinnata, et kas need olid head ajad või mitte. Ükskõik meie tulekuaeg sealt oli hea aeg, kas oli keeruline või ei olnud? Täpselt nii, nagu me juba ütlesime, et seda oli väga keeruline hinnata. See tulemise aeg, selles mõttes oli kindlasti tulijatele huvitav, et nad avastasid uusi maine, uusi olusid ja kindlasti oli nende huvitav. Aga ega me ei tea seda. Aga mis võis ajada neid? Mis need ajas või mis tõmbas? Mis nad liikuma hakkasid? Jah, see on see tavaline, et kui räägitakse migratsioonidest, et siis tuleb välja tuua tõutavad ja tõmbavad jõud, eks ole, mis need kuhugi tõmbas ja ka tõutas. Ja ega siin on ka keeruline midagi nõnda kaugete aegade kohta ju täpsemalt öelda, kui ikkagi ainult hinnanguliselt, mis võis olla tõmbav põhjus seatud siiapoole, oli see, et tegelikult Eesti, kui me vaatame Eesti lõunapoolne Soome, Sise-Soome ja Põhja-Läti, see ala, see kannatas mingisuguse väga tõsise demograafilise kriisi käes enne seda. See oli siis umbes 4,3–500 aastat tagasi. Selles ajavahemist Üli ja Lõpp, Rootsi ja päris algus, kus need kaovad ära kõik muistused. Tulevad küll juhul leiud ja neid natukene on, et maa päris tühjaks ei jäänud, aga see õitse pilja ja kultuurlikud üleviisi, näiteks nõrgelamid ja kangelamid ajal, see kõik kaob, midagi asemel nagu ei näita. See on selle suurel laialala. Siis hakkab küll vaikselt tulema uudisasutust siis lõuna ja lääne pool, aga seda on ikkagi üsna vähe, nii et need piirkonnad siin oli suhteliselt õledasti alustatud, siin oli ruumi kuhu hulla. Ja see oli üks nagu võimalik tõmbav põhjus. Ja mis võis olla tõukav, on see, et see Volga keskjooks, Vana-Alami jooks, Volga, Somoskal, Somoskal piirkond, eks ole, suure peal. Et see on läbi pikka aastatuhandet olnud selline piirkond, kus pidevalt on toimunud põnevad kultuurilised protsessid, kus pidevalt on rahvast läbi liikunud ja seda rahvas on kogu aeg juurde tulnud ja hetkel ülerahvastus on olnud pidevalt. Mõistusega on igal sammul leida sisuliselt. Nii et mingisugune ülerahvastus või siis ka on räägitud sellest, et lõuna poolt võisid tompida stepirahvad peale sinna kanti. Et selliseid erinevaid põhjuseid olnud, aga ühtegi sellist suurt ja kindlat välja tuua on väga keeruline. Ja kindlasti ei olnudki niimoodi, et üks kindel põhjus või üks suur põhjus. Põhjus võib olla palju ja moodustasid siis sellise kompakti, ühe tõmbamine teisest tõustusest. Aga siis meil seal olles ja teel olles ja siia jõudes tuli ikkagi enda eest teiste väe, tuli sõdu ka pidada tõenäoliselt. No kahtlemata, nii kui sa naabrite maalt läbi liigud, ikka, kui sa kohe kokkuleppele jõuad, siis saab löömaks. Sellega võib kõiki võtta. Ja tegelikult, mida me näeme sel ajal väga laialdasel aladel, just samad Volga keskjooks alates kuni Baltikumi välja ja põhja kui ta lõuna poole samamoodi on killustatud asulate tekkinud. Selline asulatüüp, kus siis elate nagu kõrgemate mäenoppide peal ja killustati ühele teise viisile oma asukoht. Seal elasid natuke suuremad rühmad kui mingi üksiktalu või üksikmajal mingit 3-4-5-6 majakamist koos. Ja selline kindlustuste lõime tekib kogu selles alal, mida
et see näitab ka seda, et ajal oli sisuliselt rahuldust ja sõjalised enda eest tuleb seista iga päev ja eestlased on osanud siis seista, järelikult kui me siia jõudsime õnnelikult. Kui me jõudsime siia ja oleme siin astunud, siis tegelikult on see õnnestunud. Aga Kalevite, Seppade ajal? Jaa, loomulikult. Võib-olla siin ma tahaks toota seda, et esimesed Kalevi ja Kalevipoja lood, et need saavad pronksi ja alguse, neid tõstetakse edasi aga selline ja nad esialgu ilmselt vedivad siin Eestis ja eriti just Põhja-Eestis, eks ole, kus nad on ka. Aga neid järjest muudetakse ja luuakse uusi lugusid ja uusi muisteteid ja need on tegelikult väga pikka aega. Neid, mis Kalevipoeg on kokku kogutud, et neid võib olla seal ka viikingaajast ja mõnda lõpust ja sellest raudrühmitega võitlemise perioodist ja nii edasi. Aga väga huvitav on siin jälgida ka seda, millal levivad Eestist välja kogu ja tõenäoliselt see toimub siis kusagil siis 4.–5. sajandi paiku, siis kui Põhja-Eestis on kujunenud see rahvastiku tihendus väga suureks ja nii et need tarantellaadsid tarankalmed lõivad ka ida poole Narva jõge ja võimalik, et siis nad jõuavad ka Karjalasse ja jõuavad ka siis Soome aladele. Soome uurijad on Kalevala kogul ju väitud, et väga olulised osad on tegelikult pärit ju selles hoopis Eestist. Ja muidugi ka nad jõuavad ka veelgi kaugemal ida poole, nii et see Loodevene alad, kus need Soome rahvad elavad ka seal on siis nende kaudu hilismatesse Vene tuliinadesse siis tulnud nagu siis Kolumanovid ja Kolumanovitš ja nii edasi, et seal see ka tuntud, üleüldse kõige tuntuvad vene kangelased on ka Ilja Murovits, mis ole ka tegelikult Soome-ugri Murovi rahva kangelane ja mõningates tuliinades on isegi seda Ivan Kolumanovitš, seda nimetatakse kõige vägevamaks meheks. Ja see tehtud seal laialt ja tegelikult siis venelaste osakaal hakkas seal ju alles tõusma 9. sajandi paiku. Aga need vene pärinus, mis on vaevatud tunduvalt hiljem. Ja ma ise kujutan ette, et tegelikult võiks olla ka sellest samast Kalevi suguvõsa järeltulija, kes isegi võiksid siin-seal ka vene aladel võimu võtta. Need suhted on kahtlemata küllalt tihedad. Aga seda välja uurida ja selgitada ilmus keeruline. Et muidugi jah, see Vene ajalugu, see varasem ajalugu, see on kirjutatud ju venelaste arvele, aga ja loogiline materjal, etnograafiline materjal, et see on tegelikult nii palju soome-ugri päritolu algupära olemas, et seda on raske ette. See ajalugu ka tagasi võtta. Aga mis siis lõppude lõpuks on, et mis ajalugu, mis eestlase ajalugu on, et kas see, mis oli kindlalt teadnud või on see, mis elab meie mõtetes ja lugudes ja elab hoopis DNA-s? DNA-st on nii palju juttu olnud. Aga ei ole küsimus ja võib-olla siin oli Võib-olla Lauri Vahtre ütleb, et Lauri ei tea, et me alustasime kõige viimase lõiguga raamatust üleüldse, kus sa rääkisid sellest, mis on eestlase aeg. No mis targem minagi nüüd olen, kui nii targad mehed ees on. Jah,
siia tulin. Vabandust hilineti pärast. Aga eks see küsimus on niisugune vanakana küsimus pigem, et selge on ju see, et see meie olemus koosneb kõigist nendest komponentidest ja selleks, et vastust leida, on kõige lihtsam ilmselt vaadata iseenda sisse. Nii on ta umbes alati olnud, et ma olen vähem mõelnud, et võtame ette niisugused hästi kauged aega. Ugri-mugrilas tulema hakkasid sealt, kus Moskva landist ja kuidas siis kõik oli, maailm oli uus ja nüüd on ta juba vana. Oli maailm juba siis vana. Ja need ugri-mugrilased olid ise pika arenguprotsessi tulemus ja nende keel oli... Üks väga vana rahvas. Ei, no nagu kõik rahvad. Et ei ole olnud seda algust ja see, mis praegu on, see pole lõpp. Nii et kogu aeg üks kokteil. Ja kanname seda endaga kaasas. Ma oletan enamikku ise teada. Aga ta mõjutab meie käitumist. Aitäh. Ja võib-olla ma tahaksin veel küsida Aivar Põldaja käest, et natukene lähemasse aega tulles sellepärast, et Aivar on nii palju saanud teada võrreldes selle ajaga, kui ma esimest korda saatesarja jooksul pöördusin Aivar Põldaja poole, kui me räägiksime nendest esimestest eestlastest tarikatest, see oli umbes 10 aastat tagasi, siis Aivar teatas, et ei ole veel midagi rääkida. Et see viis, kuidas ajaloolane uurib, kuidas oled üles leidnud need esimesed aitlased ja nende kohta selle info, võib-olla sa räägid ka? Nii ootamatu, mina olen tundnud väga aeglane inimene ja see uurimine on ka ülimalt aeglane. Näiteks lugu vendades kiikidest, laagerdas mul kodus öelda äkki 15 aastat või rohkemgi. Ja siis ükskord ma hakkasin neid asju lõbuski panema ja mõtlesin, et oot-oot, et mul on kogunenud kaustades materjalid Riiast, Läti riikide sõjavargiist, siis kohtuvanne Stockholmist, Rootsi riigiarhiivist ja siis mingisugused materjalid Tartu Ülikooli arhiivist, mis oma ülikooli ajaloos ja siis järsku lähevad need preesiskoodi usetükid jooksid kokku. Et ta laagerdab ja võib-olla jäägi kokku panemata, aga siis on mingisugune tõugekeegi ütleb, et hea Janseni kogumikku on vaja kindlasti mingisugune artikkel kirjutada, et ega sul ei ole midagi, hakkad vaatama ja siis läheb uurimiseks. Need ajaloolase teed on imelikud ja neid ei ole minu arvates võimalik ette näha ja ennustada, rahastada projektiviisi tähtaegade kaupa. Aga seda meie tänapäevane süsteem mõnib tegema ja ma olen selle peale hirmus nõutu ja aina päris tihedama, kui jälle ilmaga. No, aga siis jah, võib-olla Valtri jutu juurde veel, et mida see teadmine Soome uurimastest või soomlastest üle selle kristalliseerib. See on ikkagi väga analoogiline ja siin tuleb süüdistada eriti seda Toomas Järvet ja enne seda ka juba siis Georg Järvet, kes oli siin Tartus. Et nemad uurisid neid algkeeli ja jõudsid järeldusele, et Toomas Järvet, kes oli otsapidi Viikerimaalt, sai aru, et ümber selle Soome loomi räägiti kõik ühte sama keelt, kui inimesteni korrasteni välja. Peaks üle teada. Ma ei ole natukene aega, siis kuulaksin järgmiseid autoreid, et
püüan siis mõttes, et 20. sajandi uurimine on ikkagi hoopis teine ooper kui nende vanade aegade uurimine ja isegi 17. sajandi uurimine, sest allikad lihtsalt niivõrd palju rohkem. Ja võib-olla uurija põhiprobleem ei olegi enam nii väga see, et kuidas neid üksikuid fragmente siis uuesti seosesse panna ja neist tõlgendada, kui see, et kus on üldse üles leida selle tekstimassi sees, kuidas on mida vaja ja siis mida ka mitte siis üles leida selle kõrvale jätmisest haguda igasugustesse suundadesse ja lõpupunktideni jääda jälitama, et ma tunnen väga ära selle tunde, et alati oleks ju vaja midagi veel lisaks uurida ja niimoodi võibki jääda lõpuks see asi kuidagi kirjalikule kujule vormistamata, sest uurimine on ju lõpule viimata ja kui sa oled selline perfektsionistliku suhtumisega ajaloolane, siis võib-olla ta ei saagi kunagi ära lõpule. Selles mõttes mul ei ole nagu illusiooni, et mul lõpuks õnnestuks mingi tõde välja selgitada. Keskküla kohta mul võib-olla võin öelda nii palju, et tegemist on jah olnud sellise väga omas mõttes karismaatilise ja kindlasti väga intrigeeriva kujuga. Ma ei ole esimene, kes on tema sellise müüdi ohvriks langenud, et Kaido Jaanson ka pikki aastaid ju tegeles keskkonna uurimisega ja tänu sellele, et tema kogutud materjalid ja tema siis päris artikliteks vormistamata jäänud asjad on ajalooarhiivis alles, on mul olnud võimalik kasutada ja nende pinnatel natukene edasi liikuda. Aga tema ei olnud esimene, Olav Jaahensil oli kunagi plaanis kirjutada Keskküla biograafia, mis jäi kirjutamata, siis Jüri Gabriel Poska kunagi eksiilis, Noora Platon kahjuks ajaloolane samuti tegeles ka väidetavalt väga põhjalikult Keskküla uurimisega. Uurijaid on olnud palju ja palju, mis mõttes tänapäeval on teistmoodi, on see, et ikkagi meil on kasutada internet, meil on digitaalfotograafia ja igasuguseid arhiivi, mis pikki aastaid olid suletud. Tänapäeval on suletud ikkagi tänapäeval väga suures osas ahemini on kättesaadavad ja on võimalik reisida palju väiksema vaevaga, kui see kunagi oli võimalik. Nii et mul on õnnestunud tänu sellele leida rohkem kui varasematel uurijatel osaliselt selle tõttu, et ma olen saanud nende uurimistulemusi kasutada, osaliselt selle tõttu, et kõik need asjad on tänapäeval lihtsamaks uurima. Mul ühel hetkel peab ikkagi piiri tõmbama ja peab mõtlema ka selle peale, et kas lugejal on mahti seda kõike mitmetesse kõigetesse võib-olla juba ulatuvat materjali läbi lugeda, mis sina oled uurijana kogunud, et ei peaks ajaloolase tööga jääma ainult ajaloolase enda asjaks, eks ole, vaid seda tuleks kuidagi tutvustada ja selles mõttes Eesti loo saade kindlasti on üks väga oluline viis, kuidas ajaloolased on natukene ka sunnitud rahva ette astuma ja oma uurimistulemustest rääkima sellises vormis, mis inimestele kergesti hoomatavad, mis ei kõik nõua seda, et sellest maksust mul on taotlusi ja kogumikust või teaduslikust läbi peaks töötama. Selles mõttes ma olen väga tänulik selle võimaluse eest. Ma arvan, et mul on kaasautorist ka täpselt samamoodi, et kui ise võib-olla jääkski kuskile edasi uurima ja lõputud, siis see võimalus ja vajadus oma uurimistulemusi tutvustada on väga väga. Aitäh hea sõna eest, võtsid sõnad suust. Kui tohib, ma ühe mõtte lisaksin veel juurde. Et seesama lugu, mis hakkas hargnema sellest nõokestrist Mihkel Kiigist. Mihkel Kiik oma elupäevad lõpetas Rannuse ja kui see artikkel sai avaldatud, siis Kristi Viidingul oli juubel ja ma ütlesin selle kogumiku talle 50. sünnipäevaks Underi ja Tuglase keskuses oli väike pidu ja siis ta luges selle kiiruga läbi ja varsti kirjutas mulle, et kuule, et need on minu sugulased. Et milline sugu sa kokku tuled ja ma sain rääkida sellest nõokestritest tulnud. Ja siis natuke pärast võttis minuga ühendust kursuse vend Valmer Mäe, kes töötab Tallinnas linnaarhiivis ja teatas, et tema suguvõsa on sellest rannukestritest tulnud. Artur Seppel, enda arveli eest pead sa nüüd rääkima, et Poola aeg, kui oluline see Poola aeg oli enda arveli erikaeg, mis võib öelda, et kui oluline on Poola aeg Eesti loos? Jah, no
enda arvelist ma kindlasti ei oska rääkida, aga mida selles Valge kotka raamatus rõhutab ise, et ega see Poola aeg suurt jälge ei jätnud, üksikud kohanimed ja tema Vutsi teooria, siis ma ise küll julgeks lisada, et tegelikult Poola ajal loodi ka kohtusüsteem, mis Rootsi võimu tulekul suuresti ka üle võeti ja ka isegi keskuste osas Koknese sai Rootsi aja alguses keskuseks, mis juba Poola ajal sellise rolli omandas, no ja Võnnu loomulikult. Nii et tegelikult selle Poola aja mõju administratiivselt ja kindlasti mingil määral ka mõisamajanduslikult, mida Tarvel kõige rohkem uuris, ikkagi oli rohkem kui Rogosi mõisanimi või siis Vutsi. Jah, aga Poola aeg on viimasel ajal olnud nii uurimata, et kogu aeg tegelikult tehakse seda soovitust ja ettepanekut, et seda peaks ikkagi keegi tulema ja uurima, aga mina tunnen, et need kingad seal ees on nii suured, et mina ei julge nendesse küll astuda. Muide, ühe teooria järgi võiks olla Tartu Raatuse tänav Rootsi ajast pärit, tähendab Raatuse tänava nimi. See on muidugi mitte Poola algupäraga, aga täiesti võimalik, et ta sai oma nime just Poola ajal, see Ratusha. No Rathus muidugi või Rathus, aga... Ja siis muidugi akadeemiline traditsioon, millest siin Tartus põhjust ikkagi eriti rääkida ja uhkust tunda, et see jesuiitide gümnaasium, tänu millele Gustav Adolf siia ülikooli tegi ja see on see järjepidevus või vastandamine tegelikult koosas. Need jäljed on tegelikult suuremad, kui me esmapilgul aru saamegi. Iidja Koidula Soomes. Iidja Koidula oli oma ajast ees, võib öelda. Iidja Koidula oli üle aeg. Olen kogu aeg mõelnud, et kui Eestis on geeniusi, siis mina ütleks, et 2 vähemalt Koidula ja Madis Kõiv, aga see on vaieldav. Aga ma tahtsin tõesti seda, mida ma juba ütles, et aitäh Piret Kriivalile, tähendab minu põlvkond, ma olen 70 ja üle, meie ei saanud ju Eesti ajalugu, ei koolis, ei ülikoolis. Ma olen mõelnud, et kus maal lõpetas Hillar Paramets oma fakultatiivloengut. Mina käisin seal VTS, ma ei tulnud, ütles, et tema nüüd ei kuula. No, aga tõesti, ma mäletan, et see Eesti ajalugu lõppes minu mõelest ärkavuse ajaga, et kaugemale nagu meil seda juhtud. Nii et mina kuulan, ma ei ole ajaloolane, mina kuulan neid saateid, mis käivad siit sinna ja see on ka väga huvitades, ma kuulan mõnikord jälle just sellepärast, et aru saada Poola aeg, see tulemise aeg ja siis see Poola aeg ja Rootsi aeg ja kõik on huvitavad. Ja mina pean avaldama siin, kuna mina ei ole ka ajaloolane, et siis mina pean võtma kasutusele Jaan Tootsi sõna, et see on teine ülikool. Et ma olen 20 aastat saanud kuulata, rohkem kui 20 aastat saanud kuulata Tartust ja mõnusat Tartust just niisugust ja on kerge vastu võtta ja suuri teadmisi endale pädevust ja kõik muidugi vahet ei jää sinna sisse. Aga suur tänu teile kõigile, kes te osalesite, kohale tulite. Suur tänu Kapten Rand ja Ain Mäeselu. Ja ma loodan, et raamat leiab paljude lugejateni teel ja et jõuab rohkem kuulajaid saate juurde. Aitäh teile!